Ahoi kotkad, mis toimub siis? Täna oleme tulnud tegema Raunoga siis Rõuge noortekeskuse kalastuslaagrit. Et ootame siin praegu, millal lapsed kohale jõuavad, aga koht on ilus. Ujumissild, ääres on rohi, siin võiks ju haugi ja ahvenat ja kõike olla. Ja pidi ka olema, et kui saame väikest kala, siis on plaan panna ka kindlasti unnad sisse. Osadel poistel pidi olema kaasas ka omad paadid, sest meil endal paate kaasas ei ole. No nii, ja punt on meil kohal siis. Rõuge noortekeskuse punt, aga te kõik ei ole Rõugest, nagu ma sain aru. Rõuge vallast enam. Rõuge vallast, ja. Aga selge, me hakkame siin nüüd kuskile söödame sisse ja hakkame pihta. Et kes läheb siis pinnaga ja paatidega ja kes kalda pealt. Vaatame, palju teid sinna paatidesse mahub. No nii, siin mingi kala juba saadi ka. Aga visati kogemata tagasi. Tegelikult me hoiame neid undude jaoks. Siin söötsime sisse. Natuke tuulinen, kehva on näha, kui võtab. Aga noh, saame hakkama. Ja järgmised väiksed jätame alles, kogume unnakala ja siis saame unnad sisse panna. Poisid on seal 4 tükki on kummipaatidega. Praegu vee peal ka olid kahvena saanud. Väikse. No nii, kes see sai? Ma panin talle juba nime. Oi. See sai viga ka natukene. Aga mis asi see piklik on siis? Ops! Niidikas jah, nii suur. No nii, järgmine. Pane sumpa ja jälle unnamaterjali. Ja Rauno läheb aitab poistel siis unnad sisse panna. Siin on nii pisike paat neil kaasa võetud, et mina ei hakka ronima sinna, nii et me 3 peal oleme. Okei. No nii, me lähme praegu poistega jõe äärde. Siin kohalikud mehed ka teavad, kes on käinud jõe ääres, et mis ja kus ja kuidas. Ei ole pikk maa minna, mis te ütlesite, pool kilti või? Ei ole sedagi. Ei ole sedagi. No, vähemalt vaatame, plikad jäävad teistega siia järve äärde praegu ja me jalutame siit siis jõe äärde. Vaatame, mis olukord seal on, sest ega mina pole siin enne käinudki. Minul esimest korda siin. Ja siin kuskil jõe ääres nüüd oleme, veetase on küll väga madal, tundub. Siuke paras nire on, kas siin kärestikus midagi on. Ei taha nagu hästi uskuda. Aga noh, eks poisid teavad kohalikud, mis olukord siin on. Nii, väidetavalt on kellelgi hauk küljes. Vaatame. Mis toimub? Kas saad kätte või? Mis meil siis mõõt on? 40. Väike jah. Aga noh, vähemalt juba midagi. No jah. Okei. Aga kumb sai siis? Sina said kõik või? Aha. No jah, jõest tuli, aga me ei saa jõe ääres olla, see läheb liiga kaoseks ära. Kõik on liiga laiali valgunud ja me ei saa jõe ääres olla, ehk me tulime siia tagasi ja seal on algajatel on natukene raskem seal liikuda ja visata võpsikut on palju. Meil ongi linas. Oot, ära tõsta, tõstke teised õnged kõrvalt välja ruttu. Oi, on ta. Nii, too siia. See on kurlaali. Okei, tegelikult ei ole nii suur, aga mõnda. See on mõõdus. See on ilusti kinni. Opsti! Väga hea. Yes. Oled nii suurt saanud enam või? Ei ole või? See on rekordlinnask seal jah. See on vist 30 küll. Mul on mõõdus. Jaa, vaatame ära. See on 30 küll ära. Aga on ilu. Ei, ta on ikka mitte napilt. See on ikka 37 isegi, jah. 38. Aga mida ta sõi? Mais. No ma ütlen, mullitas all. Ammu mullitas all, ma unustasin öelda sulle. Et linask on all, jah. See on ilus. Etis oma õnge siia, nüüd on linask suur küljes. Oi. Ei, see pole sinu õnge. Tule siia ruttu. Oot, las ta väsitab ise. Ma võtan käega välja. Ära sa võta. Sa lased lahti. Too minu juurde. See on kilo ära. Tule eest ära, ma võtan ise. Nii, too siia poole. Ära tõsta, aga hoia niimoodi vees. Ander!
Anden! Kilone lina! Wow. Päris pirakas. Linaskid on all jah, väga hästi. Oot, ta on nii sügaval, see on näpitsat vist vaja. No see on suurem kui eelmine või? Natukene. 800. Ei, see on ikka rohkem suurem. See on paksem võib-olla veits. Ussi ma ütlesin, et proovige ussiga ka, et ta võib nii ussi kui maisi võtta. Tõmbas ära ja kontsu või? Aga siin on küljes ja tehke ruumi, ma saan käega välja võtta. Ei, ta ei tule veel. Aga võib-olla nüüd tuleb ka. ei, see ei ole linas, see latikas. Latika moodi jah? Võib-olla on, ma ei tea. Vaatame. Ja see on latikas. Mul oli linas, kui siis issand, kui kaua Ma võtan ise ta välja, sa kobistad ära. No ei tule. Las ta möllab siis. Jah, see on latikas. Väsitate või? Ja. Liiga robustselt sa tõmbad, tõmbab ka puruks midagi. Ei, ikka linaski. No on. Ja. Kas ta möllab ära ja kui ta rahulik, siis ma võtan käega välja. Võtske sell. Ta on ikka jube tugev vend. On. Oot, ära nii välja tõsta. Ja veel peal. On. Aga jah, ta on kerge. Saad kohe uue konksu, oota. Jõul. See, kui ma tõmbasin, ta ei liikunudki. Ma arvan, et ta on mingi mega suur, aga tegelikult ei olegi. See on linas. Jaa, linaski. Aga ilus linas. No vahi, nii kui mulle otsa vaatab, nii paneb alla tagasi. Ma kust ta on? Ai, ta on ilusti. Nüüd on juba jah veits. Nüüd on väsinud. No too minu ette. Saame ta kätte, ta on libe ja ja. Ära tamiilist tõsta. Me võtame ta kätte niimoodi. Jess, elus esimene. On või? Aga see on suurim vist praegu. See ei ole linaskit Täna on päris hästi linaskiga. No kui ta on elu esimene linas. Oi, see võib isegi olla suurem. See elu esimene linas. Ta on ka siukene, nagu see oli 750 äkki või, sinna kanti. No väga hea. 749 oli eelmine. Väga hea. Siin on kinni jah? Võta see natukene eemale. Lase õrnalt lõdvaks, lase tal välja ujuda. Aga mitte väga lõdvaks, aga õrnalt, et ta saab keerutada ära ennast sealt. Kadi uuris, kas sa viitsid talle ühe termose või? Nii, keerud sa lahti või? Ei keerutanud. Oota, see toob, Ander toob kahva. Rohelise. No nüüd pane. Oi, sellega mis juhtus? Murdutas ära. Juba teistpidi. Teistpidi olema jah? Ta on siin samas sillas. Jaa, nüüd meelitada siia. Tuli, jess. See ei ole nii suur. Ei, aga ta 30 on ikka, ta on vist mõõdus, aga ta ei ole jah päris 900. Mingi 500-ne või? Aga paks Ei on. ole, paks on jaa. Paks, jah. Saame kaldale mõõdame. Ei, üle 700. Mõtleme, mis ta on siis. Oot. See on 765. Noh, midagi ikka on ju. Kilole või? 765 grammi. Jälle sai kätte see poiss, kes sai Jaa. 2 linaskit kätte. Mis kisa? Vaatame. No tule too. Oi. Ussi peale on ju? No näed. Oo. Vägev. Selle aasta rekord vist. No see on ju normaalne poiss. Korralik. Väga hea. Ussi sai oma käest suurema. Nii. Ja meil on jälle linask. Teine sul jah? Nii, ja mis meil siin on? See on ma arvan mingi 600-700. 700 isegi võib-olla ära. Tahad ära mõõta või? Ma võin joota see Me näe. Pärast mõõda. Ai. Nii, näed, üks läheb alles sumpa, oota üks moment ja teine siit tuleb praegu. Oota, jõhker, sul tuli nüüd ka või? Jah. No näed. Nii, ja siis järgmine. Aga jälle ühe isa pojad, niisugused enam-vähem ühte mõõtu kõik. Üle kilost ei ole veel tulnud. Oli küljes jälle, jah? Oi, kus nüüd läks action lahti sinna. Hullumaja. Küsid, kes see võtab kahva? See on hästi pisik. Ei ole, selle tõsta välja, jah, see on väike. Pole mõtet pannagi, jääb kahva kinni, kuule. Noh, ega midagi, võtta lahti ja läheb tagasi, see on väike. Mis toimub siis? Lõke.
kas oli mingi grillimise plaan ka täna kellelgi või? jah, vist teeme midagi ahvenat ja võib-olla linnast. Teeme minu ahven ära, jah. Siin keegi plaanib midagi, aga jah, siis tuleb kalad ära puhastada ja soola on vaja siis, et ega muidu on mage. No nii, hommik on käes, Linask hakkas ka just mullitama ja poistel on siin mingi haug on paadis, mis tuli unna otsa. Vaatame, mis siis tuli. Ahhaa. See on jah 2-kilone kindlasti. Aga ega midagi, kui tahate kaaluda, siis kaaluda. Noh, see elukas on siis... Ma 2 tuleb ikka. Kui palju? 2 kindlasti. 3 pigem. Ei, 3 ta ei ole. No suva. 2,7. 7,5. Jah. Noh, korralik 2,775. Hommikused linaskid tulevad. Ära nii palju tõsta, võid pigem juhi siia poole lähemale, saab juba kahvaga võtta. Oh, väga hea. Umbes jälle samamoodi nagu nad kõik eile. Kus 2-kilosed on? Ma ei tea, tulevad alles. Üldse ei mullitanud midagi. Ega ta alati ei mullita ka. Nii, istusin siin üleval, vaatasin, et kork läks vee alla. Siis poisid jooksid siia, räägi, mis juhtus, kui see särg välja tuli? Särg oli otsas ja haug ründas teda. Jõudis hammustada ka või? Jõudiski hammustada juba ka? Verine ja... Värki, rebiskile soolikad lõhki. Pani minema. Aga kui suur haug oli, nägid ka või? Ta oli sääne kuskil kilokanti. Sama suur. 55 senti Umbes siis. sama suur. Kuskil jah. Värki siis. Et hakkad mingisugust särge välja tõstma ja tuleb haug ründama. Ei, no vinge värk, aga see sai nüüd surmavalt viga vist, kui soolikad on alt katki. Sellel jookseb pudru kõhust välja, kui see sööb, et... No jah. Hull värk on ju. Mis teeme siis nüüd sellega? Viskad tagasi, sööb uuesti lõpuni. Sööb edasi. Ega siin teine päeval nüüd eriti kala ei söögi enam. Ja kõik on praegu vihmavarjus ka. Et suurem hoog hakkab juba mööda minema. Aga paistab heledamat taevast, et ehk jääb varsti järgi. No, mis sellel kõhus on? Ei ole sööta täis söönud? Ei ole väga, ehk siis jõudis ennem konksu võtta, kui söödast täis süüa ennast. Muidu vahest on niimoodi, et need linaskid, mis ma olen püüdnud, nad on seda sama sööta paksult täis, mis ma olen sisse loopinud. No, see ei olnud sul esimene ja said siit enne veel. Noh, väga hea. Viimased on veel jäänud, osa lähevad juba ära, aga siit veel midagi tilgub. Ei tea, kas peale jääb, aga mingi meeletu kogus kurgesid. Ei teagi täpselt palju. Tiirutavad siin. No nii, selline oli siis laager Rõuge noortekeskusega. Päris hästi tuli linaskit, on ju. Polegi ükski laager nii palju linaskit saanud ja üks korralik haug. No, pritsis vahele ka ahvenat ja särge. Ei saa öelda, et kehv kala poolest oli. Aga jah, me sõidame nüüd juba nii-öelda kodu poole. Käime Võrust läbi, võtame toidukraami ja värki, sellepärast, et homme algab juba meil seal Võukülas uus kalastuslaager. Ja küll, kerge magama ära kratid.